Tere hommikust! Tere ilusat esmaspäeva! Mina, Liina Vetik, ja saadan sulle suviseid tervitusi siit mõnusast mere äärest. Ja täna olen sulle valinud sellise teema, nagu siis, mida on rahaline seadistatus, kui nii võib öelda eesti keeles. Aga inglise keeles, kui tahad rohkem otsida, siis selline väljend nagu financial set point või siis isegi öeldakse financial thermostat ehk siis finantsiline või rahaline termostaat. Ja mis asi see on? See räägib sellest, et meil kõigil on oma nii-öelda siis rahaline seadistatus, mis sisuliselt tähendab seda, et sinu sissetulek aasta-aastalt sinu elus on nii-öelda seadistatud, sellel on oma miinimum ja sellel on oma maksimumtase. Ja kurb asi või siis võib-olla isegi mitte kurb asi. Neile on kurb, kes tegelikult ma ütleks, et see ei ole kurb asi. Aga ma ütleks, et see on hea uudis, sellepärast, et hea on see, kui me oleme sellest teadlikud, sellepärast, et muutus algab kõigepealt teadlikkusest ja siis alles saame hakata sellega tööd tegema. Nii et kui sina oled olnud olukorras, sa oled püüdnud oma rahalist olukorda muuta, sa tahad paremaks saada, sa tahad oma elustiili paremaks muuta, aga just kui mitte midagi ei tööta, sa oled justkui kõike proovinud, sa oled rohkem tööd teinud, sa oled, ma ei tea, meeskonda kaasanud, sa oled investeerinud, aga lõpptulemus on see, et ikka oled samas kohas, kus sa põhimõtteliselt kogu aeg oled. Ja võt see hetk on frustreeriv. Ma tean seda tunnet ise väga hästi. Ma olen ise korduvalt olnud selles hetkes, iga kord on nüüd muutub, nüüd kõik muutub, aga tegelikult midagi ei muutu. Või siis ma olen varem või hiljem samas olukorras tagasi. Aga ma olen sellest ka läbi tulnud ja on küll olukord muutunud. Ja sellepärast ma võib-olla tunnen ka ennast kindlamalt, et sellel teemal rääkida. See ei ole ainult minu leiutis, seda ma ütlen veel kord, et sa saad selle kohta inglisekeelset materjali kindlasti otsida eesti keeles. Ma ei ole kuulnud, et keegi oleks sellest niimoodi rääkinud, aga võib-olla sina oled, kui sa oled, siis sa võid selle kohta infot jagada, kes veel sellel teemal räägib. Aga selline see on. See, millest see seadistatus tuleb või kui suur see on? Kui suur see on? Noh, võta oma viimaste aastate konto välja, võtta ja vaata. Või siis oled sa olukorras olnud, kus sa teenid näiteks rohkem raha, sa teenid suurema hulga raha või võidad selle raha või saad selle kuskilt pärandusega või mis iganes on sinu lugu olnud. Sa ilmselt oled seda kogenud ja siis sa mõtled, et nüüd on kõik muutunud. Aga varem või hiljem sa vaatad, et okei, sama koht on tagasi. Teine variant on see, et sa oled raskes seisus, sa oled võib-olla kaotanud raha rohkem mingitel erinevatel põhjustel ja mingid olukorrad järsku hakkavad ilmuma ja sa saad samale tasemele tagasi, kus sa oled tegelikult nii-öelda laias laastus kogu aeg olnud. Millest see tuleb? See tuleb sellest samast seadistatust. Sul on oma miinimum ja sul on oma maksimum. Mis see seadistatus on? See on see, mida sinu alateadvus, ma nimetan teda elevandiks, mida sinu elevant arvab, et on normaalne. Ja kõik, mis mahub sinu normaalsuse piiridest välja, on see siis allapoole või ülespoole, selle vastu sinu alateadvus võitleb, ehk siis sinu alateadvus hoiab sind selles mugavustsoonis, selles normaalsuses, kõik, mis on sellest väljas, selle vastu ta võitleb. Kust on tulnud see normaalsus? Vaata, sinu rahaasjad, mismoodi sa rahaga ümber käid, kuidas sa tegelikult rahasse suhtud, mis on raha mõttes õige, mis on raha mõttes vale, see pandi paika juba ammu ennem, kui sina üldse rahaga kokku puutuma hakkasid. See pandi paika sinu varajases lapsepõlves. Selle keskkonna poolt, kus sa siis üles kasvasid. Ja just mõtteviisilises mõttes. Eks? Nii et kui sul on olnud olukordi, et tuli järsku rohkem raha ja siis tuli ka ootamatuid väljakutseid, või tähendab väljaminekuid, nimetagem neid väljakutseteks, siis sa tead, et see on see sinu finantsiline seadistatus. Mida teha? Mida teha siis selle elevandiga?
et ta tõstaks sinu seda maksimumi, et see tase hakkaks kasvama, aga mitte ainult maksimum, vaid ka miinimum. See, et meil on miinimum, see on hea, et alati me toome ennast samale tasemele tagasi, aga tahaks ju tõsta, tahaks, et läheks paremini. Mida siis selleks teha tuleb? See võtab aega, sellel ei ole oma kiirteed. Kui kaua see aega võtab, see sõltub suuresti sinust, see sõltub suuresti sinu kogemustest, sinu mõtteviisist ja kui kiiresti, kui avatud sa oled muutustele, Aga sul on võimalik seda seadistatust muuta ja selliselt, et see oleks ka jäädav, et sa ei kuku nii-öelda uuesti alla, Mida sa pead tegema? Sa pead oma mõtteviisis tundma raha osas mugavust ja unustama igasuguse häbi. Nii et kui sinul on potentsiaalselt näiteks mõtteviis, et kui sa teed asju ainult raha pärast ja sul kaasneb sellega, et siis ma olen halb inimene, siis tõenäoliselt jõukaks inimeseks sind ei saa. Sinust ei saa jõukat inimest, jah? Jõukus on muidugi suhtlemine, aga kui sa tahad väga suuri summasid, siis kui sa tunned häbi raha suhtes, mis iganes, see oli ainult üks näide, siis sellega tuleb ennem tööd teha ja muuta see positiivseks, eks, et sa ei tunne häbi. Teine asi on see, et ehk siis sa pead tegema oma mõtteviisiga tööd, sa pead kõigepealt aru saama üldse ja vastu võtma selle, mismoodi sa suhtud rahasse, ehk siis aususega endalt otsa vaatama ja need uskumused on väga sügavad. Selleks, kui sa oled uskumustega valmis koostööd tegema, siis ma olen loonud rahauskumuste koolituse ja see tegeleb just nimelt nende asjadega. Pluss sa saad sealt teada, milline on see sinu käitumismuster ja nii edasi, ehk siis see teadlikkuse tõstmine ja nagu ma ütlesin, sa saad muuta ainult siis, kui sa tõstad oma teadlikkust, et kõigepealt sa saad teadlikuks, mul on selline asi, eks, ja siis sa saad seda muuta. Teine asi on see keskkond. Milline on see mõtteviis, millega sa oled raha suhtes nii-öelda ümbritsetud, millise mõtteviisiga? Ehk siis, kas sinu seltskonnas arutatakse ideid, kuidas raha luua või sinu seltskonnas sind ümbritsevad inimesed on pigem tänapäeva uudiste valguses ka kabuhirmud tardunud olekus hoiame aga kinni, et jumala eest midagi pole mõtet ette võtta, sellepärast et äkki tuleb sõda, äkki tuleb maailma lõpp, ma ei tea, mida iganes on ja nii edasi. Ehk siis milline on sind ümbritsevate inimeste mõtteviis, eks see oluliselt, see tohutult mõjutab, sellepärast et meie aju üks põhifunktsioone on jääda ellu või kohaneda selle keskkonnaga, kus me oleme. Nii et muuda oma keskkonda ja siin on see, et aga Liina, ma ei tea ju selliseid inimesi. Sa ei pea teadma selliseid inimesi, aga kui sa juba tarbid selliste inimeste sisu näiteks, kus me räägime müügioskust, sa pead upgrade'ima oma oskuseid, see on juba järgmine asi, aga kui sa tarbid nende inimeste sisu ja sa oled kogu aeg selle sisuga, uue sisuga ümbritsetud, kuidas see raha loomine ikkagi käib, milliseid oskusid selles vaja on, mis on see mõtteviis, miks raha luua on hea, kuidas see toetab ja nii edasi, siis varem või hiljem su aju kohaneb sellega ja sa hakkad mõtlema. Sellepärast kõik need raamatud, kirjandus, podcastid, webinarid ja kas või see, et sa siin oled, sa saad teadlikuks, sa pead raha kohta, see on sinu töö, kui sa tahad muutust, siis see on sinu töö, mis on võib-olla, et vaata, et kõige tähtsam töö täna, et sa ümbritsed ennast selle mõtteviisiga ja see on teadlikult ju tehtav, eks. Ja muidugi, kui sa oled valmis, mina võtaks selle kiiremini vastu täna alguses, ma ei olnud ka niivõrd valmis mentorid, mentorgrupid ja sellised, et sa oled kogu aeg selle sees, kus arutatakse neid teemasid ja need on toonud minus ka enesekindlust, julgust, sest ma olen kohanenud kõige sellega. Veel, pane ennast keskkonda, kus on need inimesed, Kui sa lähed näiteks, ma ei tea, uue auto salongi, kuidas sa ennast seal tunned? Kui sa lähed oma lemmikauto salongi, kuidas sa ennast seal tunned? Kui sa lähed, ma ei tea, tippude tipphotelli, kuidas sa ennast seal tunned? Kui sa tunned ebamugavalt,
Aine. No võt, see on mõttekoht, miks ma tunnen ennast selles keskkonnas ebamugavalt, vaata. See ongi jälle see, et sul tulevad tegelikult su elevandi jaoks ei ole see normaalsus ja tipprestoranid näiteks, mis on selle mõtted, ma ei tea, võib-olla sa mõtled, milleks ma ei ole raha peale nii vihane, et sinna minna, aine. No võt, aga kuidas need inimesed mõtlevad, kes võimaldavad omale sellist asja, mis nende peas toimub, aine. Ehk siis vii ennast sinna keskkonna ja ole seal nii kaua, kuni sa tunned ennast, et siin on tegelikult jumala hea olla. Ehk siis sa võtad selle omaks, aine. Võt, see on kohanemine, aine. Kuidas on lugu suuremate summadega, kui sa ei suuda hoida enda juures raha, kui sa ei suuda hoida raha väikeste summadega, siis sa ei suuda hoida raha ka suurte summadega. Enamus inimesi mõtleb, et kui ma saan, ma ei tea, 100 000, 500 000, miljon või 5 miljonit või 50 miljonit minu pärast vahet ei ole, mis see summa on, siis mul on kõik hästi. Ei ole. Sinu harjumused, sinu käitumismustrid seal ja mõtteviis seal taga toob sind tagasi sellesse olukorda, kus sa oled. Lihtsalt sinu võib-olla kulud ja selle võle nii-öelda siis need nii-öelda tarbitavad hüved on hinnalisemad, aga tegelikult sa oled täpselt samasugune. Tunnetuslikult sa oled täpselt samas kohas, nii et sinu jaoks ei juhtu mitte midagi. Seda jõukust, seda tunnet, mida sa tagad, seda sul ikka ei ole. Eks läheb juba pikaks see video, seal on veel. Ja sa pead õppima mõtlema teisiti ka nii-öelda oma oskuste ja kui sa oled palgatööl, siis sa mõtled, et nii ma tahan palgakõrgendust ja siis ma saan rohkem raha. Aga seal ühel hetkel, kui sa tahad veel jõukamaks saada, siis on see, et võimalusi loob rohkem ettevõtlus näiteks. Nii, oskused olla ettevõtja. Me mõtleme, et me oleme koolitatud süsteemis, kus saa paremaks spetsialistiks oma asjas. No kas ei too sulle rohkem raha, kui sa õpid spetsialistina kõrvale näiteks müügioskust, see toob sulle rohkem raha. Kui sa õpid, seal on ka erinevad tasemed, et konkreetsed oskused või teadmised, konkreetsed nii-öelda pehmed oskused, nagu on näiteks suhtlemine, storytelling, kõik need asjad, ja lisaks veel ka siis ettevõtjaks olemise, sellest, kas ma juhin teadlikult, natukene mainisin selles videos, et kas ma juhin teadlikult või mitte teadlikult oma visiooni või teen otsuseid, et seal ka ettevõtjaks olemine ei tähenda saada paremaks, ma ei tea, treeneriks, coachiks minu teemal potentsiaalselt, vaid ma pean õppima süsteeme, operatsioone, ma pean õppima delegeerima, kuidas käib kogu see skaleerimine, kui rahakatus tõsta ja nii edasi, ja jõukusel on ka erinevad tasemed ja ma ütlen, see on tohutult pikk teema. Aga need oskused ja ettevõtjaks olemisel tulevad enesekindlus on üks olulisemaid asju. Ja võt see kõik on see, mida mina olen oma teel läbi käinud ja endiselt käin, eks see on tasemed on ju kogu aeg, pannakse meid proovile ja kõike seda. Ja see on lõputu ja minu jaoks tohutult põnev areng neid oskusi juurde saada, aga ka sellel teekonnal ma olen loonud kõik need koolitused, enesekindluse koolitus näiteks, see on ülioluline ja see ei ole ainult raha teemal, vaid seal on otsuste vastuvõtmine, riskide võtmine, ka suhted, meie ise enda eest hoolitsemine, ma räägin siin distsipliinist ja nii edasi, et need kõik ju tegelikult viivad selleni elu parema kvaliteedini ja raha on ju oluline osa meie elust inimestena, nii et see ei ole üldse teema, mille pärast võiks või peaks häbi tundma, aga see on see koht, kui see sõna sinus tekitab juba mingit ja mida ta paljudes meis tekitab ja ma ütlen ausalt, minul ka tekitab endiselt ta teatud kohtades selliseid vastakaid tundeid, siis ma ei põgene nende eest, vaid ma võtan vastu sellepärast, et alati esimene asi on siin. Siit hakkab muutus, aga kui me sellega tööd ei tee, nagu ma ütlen, see on kõige tähtsam töö, siis ei muutu sinu jaoks mitte midagi. No võt sellised mõtted, video on juba päris pikaks läinud ja eks see ongi väga suur teema, millel teemal võiks rääkida, aga kui sina tõsiselt tahad muutust ja tahad, et näiteks ka see aasta veel tooks sulle muutust, siis varsti on mentorprogramm alustamas, kus me õpimegi neid oskusi ja teadmisi ja teeme neid mõtteviisiga tööd, et sina ettevõtjana oleksid võimeline rohkem looma ja rohkem eelkõige vastu võtma. Nii et saad panna ennast ootelisti. Seekord tuleb programm veidi muudatustega, mitte niivõrd sisu mõttes, vaid ka just struktuuri mõttes, aga pane ennast ootelisti ja oled esimene, kes infot kätte saab, nii et augustis alustan uue grupiga. Aga kohtume järgmine nädal uute mõtetega ja seniks naudime. Tšau, tšau!